Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen Eha Kruus ja minuga on täna siin podcasti stuudios Heiki Mägi, kes on pikaajaline terviseteemadega tegeleja ja Frillis-äpi looja. Ja täna me võtame kõne alla veresuhkru ja insuliini taseme, et see on teema, millest on väga palju rääkida. Et hakkamegi siis kohe pihta. Tere tulemast, Heiki. Aitäh kutsumast. Miks on insuliin just see teema, mis nagu takistab inimestel alla võtta, et mis seal taga täpsemalt on? Eks see taga on väga, väga lai teema, aga võib-olla inimeseks kõige lihtsamini öelda on see, et kui sul pidevalt on kehas veres liiga palju insuliini, siis su kehal on väga raske võtta energiat sinu keha rasvavarudest ja justkui blokeerib kõik teised energiakasutuse viisid ja võib-olla kuulajate jaoks, kes võib-olla pole insuliinist üldse kuulnud. Just. Mul äkki räägin selle ka sissejuhatusena ära, et võib-olla lihtne näide on selline, et kui sa sööd midagi süsivesiku rikast, siin pole vahet, kas see on suhkur, kas see on tatar, kas see on riis, kartul, makaronid, siis keha mitte kunagi ei saa võtta seda just sellisel kujul nii-öelda kasutusse. Tema peab selle keha enda jaoks ümber töötlema ja ta töötleb selle siis ümber glükoosiks. Glükoos ongi see nii-öelda vahva tegelane, kes siis... Ma küsin vahepeal vahele, segan sind, et kas see on nüüd tõsi, et ma söön tatart, aga arvan, et ma söön midagi soolast, ja tegelikult ma söön hoopis magusat. Jah, see on põhimõtteliselt on sul õigus, et see, et sina tunned seda soolasena või teed soolast kaerale putru endale, siis keha jaoks ei ole see soolane toit. Keha jaoks on see süsivesik, mis tegelikult päeva lõpuks muutub ikka kehas selleks lõpp-produktiks on ja loomulikult on oluline ka see kiirus, kui ruttu ta muutub, on ju, et võib-olla kui on seal palju kiudaineid, on ju, siis ta muutub aeglasemaks, kui see on puhas suhkruvesi, on ju, siis see glükoos, see suhkur muutub selleks glükoosiks väga, väga kiiresti, on ju. Aga kui sa selle nüüd, sinu verre jõuab see glükoos, on ju, siis selleks, et see glükoos võtta ja viida siis nii-öelda rakkudesse, kus seda saab siis nii-öelda hakata energia saamise eesmärgil kasutusele võtma, siis selleks keha peab eritama sellist hormooni nimega insuliin. Ja tavamaailma kontekstis ongi see, et sa sööd mingi toidukorra, seal on ka süsivesikuid, seal on mõõdukad süsivesikuid, keha tuleb insuliin on justkui siis toidukuller, kes võtab sellel glükoosil nii-öelda turjast kinni ja viib ta raku ukse taha, koputab uksele, ideaalmaailmas rakud teevad ukse lahti, see süsivesik või see glükoos läheb sinna raku sisse, uks pannakse kinni, kõik on hästi. Aga kahjuks on see, et meie elustiil, see, mida me sööme, põhjustab selle, et seda glükoosi jõuab sinna verre liiga tihti, liiga palju. Ehk siis see norm, me sööme märgatavalt üle selle normi ja tulemuseks ongi see, et see justkui see insuliini ja glükoosi omavaheline see süsteem või see tehas läheb rikki. Mis tähendab seda, et sööd mingit või riisi, on ju, keha töötleb selle glükoosiks, ilmselt tuleb seda liiga palju või joob suhkruvett või mingit kommi, on ju, keha eritab insuliini, kuna seda glükoosi on liiga palju, keha eritab liiga palju insuliini, rakud on juba natuke läinud pingesse, kõige halvemal juhul ei tee rakud üldse, nii-öelda neid uksi lahti hoiavad uksi kinni ja mida rohkem sa päeva jooksul ja oma elu jooksul ja oma kuude jooksul tekitad seda veresuhkrutaseme üles alla kõikumist, liiga äkilist, liiga palju, põhjustad liiga suurt insuliini eritumist, siis seda kehvemini nii-öelda rakud neid uksi lahti teevad. Ja kui see glükoos ei jõua sinna raku sisse, siis kahjuks ta jõuab, keha viib selle sinu rasvavarudesse. Et ma saan õigesti aru, et oht ei ole ainult diabeediteke, vaid oht on ka see, et sa tegelikult ei võta alla, vaid võtad juurde ja töötad vastu oma igasugustele eesmärkidele. Jah, et sa põhjustad läbi selle, mida sa sööd endale, siis sellise sündroomi nagu insuliini resistentsus või sul on halb insuliini tundlikkus, ehk siis keha peab meeletus koguses seda insuliini tootma selleks, et natukenegi seda glükoosi sinna raku sisse saada. Keeruline jutt võib-olla, aga päeva lõpuks see süsteem niimoodi on, et sinu eesmärk ongi see, et sa sööd nii mõõdukad süsivesikuid, et see insuliini või see veresuhkrutaseme tõus ei oleks liiga kiire ja selle tagajärjel tekib siis see insuliini eritumine ei oleks liiga massiivne.
kuidas ma selle ära tunnen, et minu sees see protsess toimib ja ma peaks vähem süsivesikut sööma? Väsimus pärast sööki kiiresti, energialangus, et kui me võtame, et ma mäletan kooli ajal, et kui ma alati mingit päevapraed või kui sa käisid söömas, kui sa võtad kooli prae, seal on kilo kartulit, süsivesikud, kartul muidu on okei mõõdukas kogus, kui seal on kilo kartulit ja võib-olla 50 grammi liha, enamus on süsivesikud, siis minul alati pärast lõunasööki kohe tekkis uni. See on üks hästi lihtne näide, mis on kohe tunnetav sul endal, et sul endal või siis energialangus, jõuetus, kõik see on nagu väga, väga selgesti tunnetatav. Kas see ka, et kõht läheb kole kiiresti tühjaks varem, kui ta minema peaks? Süüa, jah. Et tee proovi, et võta tühja kõhu peale, söö üks komm ära ja vaata, kui ruttu sa uut tahad. Et suhkur on sõltuvust tekitav, mida rohkem sa seda sööd, seda rohkem sa seda tahad. Nii, aga siis nüüd ma saan aru, et tekib see tunne, et ma ei võigi midagi süüa, sest kõik on kas süsivesikud, suhkur mingi ja tekitab mul igasuguseid asju, et mida nüüd peale hakata selle keskel? Seda on tegelikult võimalik väga lihtsasti reguleerida. Ja nagu ma ütlesin, mis väga huvitav, et sa selle välja tõid, on ju, et see, et kehale sinu tunnetuslikult soolane toit ei olegi soolane, on ju, et kõigepealt tuleks nagu ära tunda, et mis on süsivesikud, on ju, kõik need on ju teraviljad, ka puuviljad on ju, kõik see, et tatar, riis, makaronid, kartul, bataat, läätsed, kõik. Mis siis üle jääb? Väga palju asju jääb üle, sa võid neid asju süüa, mida ma ütlesin sulle, aga sa pead neid sööma number 1 teadlikult. Ja ma nüüd jagan sulle unnikuga siin need erinevaid häkke, kes kuulab, võib panna kirja. Pange kirja, jah. Ma on neid päris palju, mida ma siis kasutan selleks, et süüa ikkagi normaalselt nagu päris inimene, kuigi naine mul vahepeal sellest kahtleb, et ma päris inimene olen, aga võib-olla number 1 nipp, mis aitab sul võidelda isudega, magusa, pideva vajadusega midagi näksida, pideva vajadusega midagi külmkapist haarata, söö soolane hommikusöök. Ja soolane mitte selles kontekstis, et see ei ole kaerahelbepuder. See ei ole kaerahelbepuder. Ameerikas tehti uuring, kus anti lastele mingi grupp noori, anti ühele grupile hommikul kaerahelbeputru süüa, teisele grupile omletti ja võrreldi, et kui ruttu läks kõht ühel või teisel grupil tühjaks, siis omleti grupp võitis nii-öelda pika puuga. Ehk siis sinu hommikusöök, päeva esimene toidukord peaks olema pigem süsivesikute vaene. Erinevalt üldisest arvamusest, et hommikul võid justkui süsivesikuid rohkem süüa, õhtul vähem, siis pigem see hommikusöök peaks olema süsivesiku vaene just sellel samal põhjusel, et sul ei tekiks kohe hommikul seda meeletut veresuhkrutaseme kõikumist, insuliini eritumist. Oota, mitu muna võiks hommikul nahka panna? Ma toon sulle enda näitelist, mida mina näiteks hommikul söön. 3 muna, meeste rahvas, mul on 90 kilo. Laiste rahvastel võtame 1 muna maha või? Ühe muna maha, jah. See kõlas teistmoodi, kui ma mõtlesin. Mina tavaliselt söön 3 muna, 1 avokaado, extra virgin kvaliteetset oliivõli peale, söön hapendatud kapsast, number 1, et sealt saada kiudained, number 2, et sealt saada probiootikumi, mis on meie kõhusoolestiku tervisele vajalikud. Siis alati ma teen mingi vokitud köögivilja, on see siis porgand, brokoli, lillkapsas, paprika, mingid seemneid peale, valku, kuna munas on valku küll, aga mina meesterahvana, ma igale inimese soovitan päeva jooksul iga toidukorraga saada vähemalt 30 grammi valku, aga mina tavaliselt kuskil päeva jooksul 40 grammi valku per toidukord söön, siis seal peaks olema ka mingit valgu, lisaks munale veel mingit valgulisandit, kas on siis kodujuust, sink, midagi sellist. Ja päris magustoiduks ma siis söön mingisugust puuvilja. See kõlab nagu rikkalik lõunasöök. Väga korralik lõunasöök, jah, aga ja mis ma siin teen on siis see, et jõudsin juba teise häkkini natukene, et üks on siis see, et see hommikusöök peaks olema valgu, rasva, kiudaine rikas, on ju, valku saad sa siis on ju munast ja kodujuustust ja singist juustust, on ju, kiudainet saad sa siis kapsast, juurikast, kõigest sellest, mis seal tarriku peal oli, on ju, ja rasvu siis avokaadost, extra virgin oliiviõlist, ehk siis ma juba seal nii-öelda tekitan makku, kui ma hakkan nüüd toitu sööma. Kuigi hommikusöök oli mul väga siuke rasva valgurikas, mis sellist nagu glükoosi taseme piiki ei põhjusta. Aga kui ma nüüd söön toite, alustan nendest valkudest rasvadest, siis mul sellist isegi siis, kui ma pärast söön süsivesikuid lõpus, siis sellist nii-öelda insuliini asja ei teki. Mis tähendab seda, et esimene häkk oli siis see, et söö soolane hommikusöök ja jäta seal mingisugune magustoit lõppu või kui see isegi on puder, sööd 2 muna ette koos juurikatega, siis sööd pudru lõppu.
sa oled juba tekitanud nendest esimestest asjadest selle sõela ette ja pärast siis, kui sa sööd neid süsivesikuid, siis seda probleemi jälle ei teki. Teine häkk ongi see, et ära kunagi söö süsivesikuid üksinda. Tühja kõhu peale banaan, riis, tatar, makaronid. Kohe tekib see insuliin. Sama teema, et sa alati kuskilt interneti avarustes on selline hea ütlus, et riietama süsivesikud, alati jälgi, et seal oleks süsivesikuid süüa ja jälgi, et seal oleks ka neid valkerasvu, kiudaineid sees. 3. häkk on see, et toiduainete söömise järjekord, mis tähendab seda, et mina ütlen nii, et iga toidukord, mis sa maha istud, on justkui võidujooks. Kui sa alustad oma söömist süsivesikutest, siis süsivesikud jõuavad sinu makku esimesena ja sa oled selle võidujooksu kaotanud. Kui sa alustad valkudest, rasvadest, kiudainetest ja need nii-öelda võidavad, siis sa oled tekitanud jälle selle efekti, et need süsivesikud pärast sööduna ei tekita sellist tõusu. See on küll väga hea häkk. Kui sa hakkad kommi sööma, ära kunagi söö tühja kõhu peale, vaid söö, ma ei tea, 2 porgandit ette näiteks. Veel parem söö midagi, mingit sinkijuustu, mingit kodujuustu, mingit, et oleks valke rasvu ka juures, ideaalne. Ja siis söö neid komme. Ma alati ütlen, et mul on päris palju lapsi, käin laste sünnipäevadel ja siis alati mulle meeldib vaadata seda sünnipäeva lauda, et seal on tavaliselt mingid krõpsud, asjad, mis klassika on ju, kringel, viinerid ja siis on lõpuks on väike pisike sükene köögiviljade või juurikate vaagem, porgandid ja lillkapsas. Mina ütlen, et see on patukahetsus nagu justkui vaagem, mis näitamaks siis teistele vanematele, et näed, ma olen ikka terviseteadlik ka, on ju. Aga mis mina teen, on see, et ma söön need juurikad ette ära, keegi teine ei taha neid, on ju. Ja siis, kui ma lõpus söön selle kringli või koogi või kommi, see ei tekita mulle üldse nii palju probleeme, nagu ta muidu eraldi võetuna tekitaks. Siis 4. häkk on, võtaks 2 häkki panna isegi kokku, et on kaks nii-öelda toiduainet, mis aitavad ka selle glükoosi piigiga võidelda. Number 1 on Ceyloni kaneel, kes putru teevad näiteks. Kaneelil on võime natukene siis seda veresuhkrutaset nagu natukene allapoole tuua. Kaneeli ma tean, aga kus see Ceyloni kaneel saadaval? Ceyloni kaneel on tegelikult igal pool ka, samamoodi ökopoodides ka, aga ma arvan isegi tavapoodides. Jah, ta on peale kirjutatud jah, et jällegi, ütleme siis, mis nende vahe on tavalise kaneeli, et Ceyloni kaneeli vahe on see, et Ceyloni kaneelis, tavakaneelis on rohkem ainet nimega kumariin, mis ei ole liigselt tarbides sulle väga hea, aga muidugi see kaneeli kogus ei ole nii suur, on ju, et pigem sa panedki ühe teerusika täie kuskil, et pudru peale on mingid toidud, kuhu see kaneel nagu ei sobi. Teine asi, mida mina kasutan üks kord päevas kõige süsivesikurikamate toidukordade juures on siis, võtan 1 suppilusikatäie õunasiidräädikat, jälle ökopoest, muidugi võtan 1 suppilusikatäie õunasiidräädikat, panen siis klaasi vette, joon selle enne sööki ära. Ja selle efekt on ta aitab kuskilt 20-30% vähendada seda veresuhkrutaseme tõusu. See on päris suur vahe. Kas õunasiidriäädikal ja siidriäädikal on ka mingi vahe või see on üks ja sama? No tegelikult toimib iga äädikaline, aga ma olen leidnud, et see õunasiidriäädikas on kõige humaansem. Aga mida tasub teha on see, et jällegi ei tohi üle panna sellega, et kuni 2 korda päevas ja kui sa jood, kui nad on happeline, siis ikkagi proovida kas läbi kõrre juua, et siis hambaemailile liigselt mitte koormust panna, aga see häkk toimib ka hästi. Siis 5. häkk, 5 või 6 on hästi lihtne jälle, lähed kuskile pastat sööma, restorani või pitsat sööma, kui ära sööd, tõuse püsti, mine tee 10 minutit midagi, kõnni näiteks. 10 minutit kõnni, liigutamine pärast söömist, ehk siis sa paned oma lihased tööle ja lihased on meeletult andestavad. Ehk siis kui sa neid paned tööle, nad hakkavad seda glükoosi endasse imema, et nii palju ei lähe seal kuskile ladestu tallele, vaid pigem kehalihased võtavad selle glükoosi vastu või siis kas või oled restoranis, sa saad aru, et sa ei saa 10 minutiks ära minna, siis kas või tee päkkadele tõuse, tõsta kannad üles, tee 30 korda, et jällegi pane oma lihased tööle ja samamoodi tegelikult töötab ka, kui sa enne sööki teed trenni. Tead, et sul on suur mingi pastasöömine ees või mingi pidusöök kuskil, et seal ilmselt on hästi palju süsivesikuid. Samamoodi mine tee enne trenn, see avab sinu need rakkude uksed sellele tulevale glükoosile. Töötab ime hästi. Uskumatu, et sellised lihtsad asjad. Just. Aga kus sa seda kõike tead, et sa loed väga palju? Jah, mis ongi nagu huvitav on see, et kui sa võtad nüüd ette mingid sellised klassikalised veebilehed, kus toitumise informatsiooni võiks saada, siis seal tegelikult seda infot ei ole. Sest ilmselt on see pigem nagu uuem info, et ongi hästi palju erinevad veebiväljaanded kuskil, mõned ka nii-öelda peene sõnaga influencerid, kes siin maailmas on.
ka Eestis on tegelikult ühe naisterahva raamatut päris palju avaldatud ka, et glükoosi revolutsioon, selle nimi, mida ma soovitan kõigil läbi lugeda, see on nagu väga, väga vahva raamat, seal tegelikult on neid häkke ja nippe, mis just toimivad selle vere suhkrutaseme koha pealt päris palju veel. Aga kui ma nüüd oma 3 küsimusega küsiks su käest, et mis on sinu klientide kõige suuremad toitumisvead, mida sa oled märganud? Võib-olla ongi täpselt oskamatus või mitte üldse pahatahtlikult, aga lihtsalt oskamatus võib-olla suunata seda veresuhkrutaset on ju, et ehk siis mis on nagu huvitav on see, et ma võin panna laua peale 2 taldrikut, millel on peal identne toidukord. Seal on sama palju kaloreid, kuigi kalorite sõna väga üldse ei meeldi, see on nii ebatäpne, aga see selleks. Seal on sama palju rasvu, süsivesikuid, valke ja kiudaineid kõiki. Juba see, et sa sööd neid erinevas järjekorras. Ühe puhul alustad süsivesikutest, teise puhul alustad rasvadest, valkudest, kiudainetest. Efekt kehale on väga palju erinev, mis tundub nagu ulme. See tundub ulme jah, et see peavool on selline, et ükskõik mis järjekorras sa sööd, peasi on see kalori hulk. Jah, et ma isegi olen küll paar aastat tagasi ühe toitumisprofessori isegi artiklit lugenud, kus ta ütles, et alustama toidukord alati magustoidust. Sorry, aga see on väga-väga pahatahtlik arvamus. Minu ema läks ka selle õnge. Jah, tõsi. Tõsi, jah. Et jah, et neid tegelikult see on täiesti vale asi, mida üldse teha. Just. Teine asi võib-olla, mida teha, ongi see, et kui su toidus on nagu, ma ütlen ausalt, mul oleks väga keeruline oma veresuhkrutaset hoida stabiilsena, kui ma sööksin 60% oma toiduenergiast süsivesikutest. Kui ma ütlesin, ma ei arva, et sa peaks neid nulli viima, aga see läheb natuke nagu liiga käest ära. Et mina hoian enda sellist taseme seal pigem 30-35%, jällegi, et see võib-olla tavainimesel midagi ei ütle, aga kui sa võtad taldriku ette, siis võib-olla see süsivesikute osa on seal maksimaalselt 1/4 nurgakest, et see on selline süsivesikute osa. Ja see nagu tagab selle, et sul on piisavalt glükoosi veres, et sul mingeid muid probleeme ei tekiks. 1/4 on süsivesikud ja ülejäänu on... Mina tavaliselt panen oma toidukorra niimoodi kokku, et 1/4 on siis süsivesikud, kuskil 1/3 on mingi valgurikas toiduaine, ülejäänud on siis mingid juurikalised. Ma ütlen, et iga toidukorra ikkagi proovin mingit juurikalist süüa, eriti kui mul on seal see süsivesikuallikas ka juures. Ja siis ma vaatan, et kui palju minu selles valguallikas on rasva, kas lisan, kui on neid kanafilee, lisan, rasva seal üldse ei ole eriti on ju, lisan siis sinna mingid peotäis pähkleid, panen avokaadot, panen extra virgin oliiviõli, et sellega see rasvade osas siis natukene mängin või kui mul on rasvane lõhe on ju, või heeringas, mis sulle ilmselt meeldib, ma tean, siis ma tean, et ma ei pea nii palju rasvu juurde panema. Ja hommikusöök on siis pigem selline valgu rasvarikkam, aga jällegi hommikusöök ma alati ikkagi mõne puuvilja pärast nagu peale söön. Ja nii lihtne ongi ja kui sa nii paned oma toidukorra kokku sellise põhimõtte järgi, siis ma luban, et sa võid oma kõhu täis süüa. Kartmata, et sa peaks mingid kalorid lugema, sest kaloritest olulisem on see, millist mõju see sinu kehale omab, kas ta tekitab seda insuliini ja veresuhkrutaseme spaiki või ta ei tekita. Kui ta ei tekita, siis paranevad sinu hormoonid. Võib-olla see efekt ei ole üleöö on ju kohe, see on nüüd homme on kõik kilod kadunud ja kõik on nagu hästi, aga su keha natuke vajab restartimiseks aega. Aga ma garanteerin sulle, et kui sa õpid oma insuliini taset hoidma normaalsena, siis su keha hormoonid hakkavad paremini tööle ja meil ebamõistlikult vähe keskendume hormoonidele üldse meie ka toitumises on ju. Mitte ainult insuliin, vaid ka väga palju leptiin, greliin, mis on siis täiskõhu ja kõik need hormoonid on ju. Aga kõik on omavahel seotud ja väga palju seotud täpselt selle sama insuliini teemaga. Kust ma aru saan, et kõht on täis? Millal ma selle söömise ära lõpetan? Jah, et ajusse jõuab see signaal sellest natuke hiljem on ju. Mina olen üldiselt jälginud reeglid, et ma söön kuskil 90% kõhu täis. Veel natukene jätan selleks nagu hilisemaks selliseks kohale jõudmiseks aega. Aga ma ütlen, et eriti naised söövad teenimatult vähe. Aga ma saan neist ka aru, et kui su toit ongi näiteks, just hiljuti nägin siin ühte retsepti kuskil, kus oli mingi smuuti, poes müüdab see mahla smuuti ja mingi valgupatoon.
see oli tervisetoit, see oli justkui, et kui sa sellise asja nagu ära sööd, ükskõik kui palju seal kaloreid on, siis see on katastroof. See on katastroof sinu insuliini tasemele, see on katastroof sinu veresuhkru tasemele. See on isegi hammastele, vajavad närimist. Aga vaat selliste toitudega on raske nagu seda piiri tunnetada. Aga kui sa paned selle toidukorra kokku nii, nagu ma siin just ennist kirjeldasin, on ju, kui seal on nii palju erinevaid asju sellistes vahekordades, siis saab kõht ennem täis, kui sa justkui nagu üle sööd. Kas veganid saaks ka hakkama, kes ei või seda lihatükki seal süüa? Või sa üldse ei poolda veganlust? Jah, see on see on natuke keerulisem, aga see on tehtav ka. Ma arvan, et kindlasti ka vegan saaks sellega hakkama. Päris palju on ju taimseid alternatiive ka veganitele, mis on küll minu kõige suurem murekoht vegan toitudega. Just hiljuti siin keegi saadis mulle mingi vegan avokaado määrde. Mina kasutan seda, ütles mulle. Ütlesin, okei, aga võtame nüüd ette, vaata, mis siin sees on. Vaata, mis siin sees on, see on tegelikult nagu väga halb. Kui see on selline puhas veganlus ja teadlik, on ju, kui sa tead, okei, et see on nüüd, see aseaine juustule ei ole, vaatad koostist, on ju, pooltest sõnadest aru ei saa, on ju, tegelikult see ei ole väga hea. Et see on nagu oluline, et sa just, kui sa teed veganlust, siis saama toiduainet, saa siis tõesti nagu headest nagu koostisainetest. Et ma arvan, see on tehtav, see ei ole nagu võimatu. Mina olen muidugi siuke paadunud mitte vegan, et siis mul on seda täna raske ette kujutada, aga sellegi poolest on see tehtav. Nii et nagu puhtad toiduained, põhimõtteliselt taldriku reegel, see on ju üsnagi, mis sa kirjeldasid. Modifitseeritud taldriku reegel. Hästi. Ja siis kolmandaks, et kõhtu mitte liiga täis süüa, vaid 90% ja siis peakski kõik hästi olema. Ja toiduainete söömise järjekord on ja vaadata kõiki neid häkke ka on ju, et sa ära lase süsivesikutel võita oma seda nii-öelda, iga toidukord on võitlus sinu mao tähelepanu eest, ära lase süsivesikutel liigselt tähelepanu saada. Aga suur tänu, et ma arvan, et siin jäi väga palju lahtiseid otsi, aga eks igaüks saab siis ise järele edasi uurida. Et aitäh, aga teie ärge veel ära minge, sest järgneb meditatsioon, kus me läheme kojuteldavale õhupallilennule. Ja tuletan teile siis veel meelde, et meie podcasti varasemaid osi näete te Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu on paberväljaanne, mis ilmub igakuiselt. Ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige Ajakiri Tiiu üles Facebookist. Kutsun sind kaasa mõttelisele teekonnale kuuma õhupallil. Heida pikali või istu, toetades ennast mugavalt vastu seljatuge. Sule silmad. Hinga rahulikult ja aeglaselt. Tunneta oma hingamise rütmi. Kujuta ette, et sa seisad avaral väljal. Hommik on vaikne. Õhk on värske ja karge. Päike on tõusmas ja valgustab maailma kuldse helgiga. Sinu ees seisab suur kuuma õhupall. Tema värvid on soojad ja kutsuvad. Punane, oranž, kuldne. Pall täitub aeglaselt õhuga. Sa astud korvi. See on turvaline, stabiilne, pehme. Vaikselt, peaaegu märkamatult, hakkab kuuma õhupall üles tõusma. Sa kerkid vaikselt, kergelt, pehmelt. Maa jääb allapoole. Allapoole jäävad puud. Esmalt tunned veel nende liikumist tuules, aga üsna pea on nad nagu suur roheline vaip.
majad on kui väikesed kastid. Nende vahel on niidijoonena teed. Inimesed all on muutunud tibatillukesteks. Kõik su päevased tegemised ja pinged jäid sinna alla. Aga siin kõrguses valitseb vaikus. Ainult kerge tuulesahin. Ainult soe õhk su põskedele. See on maailm, kus keegi ei torma, kus ei ole kohustusi ega küsimusi. Ainult õhk, avarus ja sina. Kuuma õhupall liigub tasa. Sa ei tunne raputusi ega kõikumist. See pole nagu lend lennukiga. See on nagu unenägu. Sa hõljud läbi taeva. Hõljud aeglaselt. Nagu unenäos. Pilved su ümber on pehmed nagu udusuled. Mõni on hajus, mõni tihedam. Ja nende vahel oled sina. Rahulik, kerge, vaba. Vaata enda ümber. Horisont on avar. Taevas on hele ja tundub piirideta. Siin pole ühtegi seina, ühtegi takistust. Kõik on lahti. Kõik on võimalik. Sa ei kiirusta kuhugi. Sul ei ole vaja kuskile minna. Sul on ainult hetke ilu ja rahu. Tunneta, kuidas su keha lõdvestub. Õlad vajuvad allapoole. Nägu pehmeneb. Kõht on vaba. Kõik, mis sind täna koormas, võib nüüd hajuda. Sa ei pea seda endaga enam kaasas kandma. Kõik, mis üleliigne, hajub õhku. Just kui udu. Vaikselt, ilma pingutuseta. Aga kõik, mis on oluline, see jääb sinuga. Sinu tarkus, sinu armastus, sinu rahu. Kuuma õhupall lendab veel kõrgemale. Sina siin korvis oled turvalises kohas. Sa oled hoitud. Ei ole midagi selles maailmas, mida sa peaksid praegu tegema. Ei ole midagi, mida sa peaksid korrastama, muutma või parandama. Sa oled nagu õhk sinu ümber. Vaba, kerge, selge. Sa lihtsalt oled. Sellisena nagu oled. Ja see on piisav. Hinga veel kord sügavalt sisse. Tunne, kuidas iga hingetõmme toob sulle kergust juurde. Hinga välja. Iga väljahingamine viib sind lähemale puhkusele. Kui soovid, võid jääda siia pilvede vahele rahu sisse. Kui soovid, võid vaikselt naasma hakata. Tunneta oma keha. Kuula ümbruse helisid. Aga tea, see rahu, mille leidsid, jääb sinuga. Rahu on igas su sammus
igas hingetõmbes.